Vaimne võimekus on kaasa sündinud. Koolides tuleks eelkõige toetada just neid õpilasi, kes on andekamad. Reaalained, need ei ole kõigi jaoks. Need ühiskonnas laialt levivad laused viitavad sellele, et inimesed ei ole arenemisvõimelised. Tegelikkuses teame me tänaseks väga palju selle kohta, kuidas õppimine ajus toimub. Teame, et ajus õppimisel toimub neuronite teke ja nende kujunemine, muutumine. Teame, et kui pingutame, siis aju organiseerub ja reorganiseerub ja meil ei ole tegelikult mitte mingisugust põhjust arvata, et ükski õpilane ei võiks saada paremaks. Olgu selleks siis matemaatika, bioloogia, keeled või mis iganes. Stanfordi ülikooli professor Carol Dweck on jaganud uskumused 2. Ühed neist on juurdekasvu uskumused, teised jäävususkumused. Uurimused on tõestanud, et õpilased, kellel on jäävususkumused, siis nendel on kehvemad akadeemilised tulemused. Enim pingutavad ja motiveeritud õpilased aga usuvad, et õppimine ja sügavam mõistmine toimub järk-järgult, aegamisi ja et õppimisvõime on arendatav. Need õpilased on juurdekasvu uskumusega. Meie uskumused mõjutavad väga otseselt seda, kuidas me õpime. Ühelt poolt võib see olla õppimist toetav, ehk siis me pingutame ja teiselt poolt õppimist pärssiv. Me spikerdame. See on väike, aga fundamentaalne muutus selle kohta, kuidas sina ennast õppijana näed, arenemisvõimelise või vastupidiselt võimetuna. Selle asemel, et end ja oma sooritust igapäevaselt saboteerida, uskuge endasse ja oma võimekusse, et suudate saavutada kõik, mis teile teele ette satub. Aitäh!